on siis nomineeritud, mina olen isiklikult selle kõik läbi vaadanud, olen väga-väga vaimustatud ja tõesti suurepärane osatäitmine. Küsin niimoodi, et kas see roll on hakanud juba kummitama ka teid päris elus? Ei, jumal tänatud mitte, kui see nii oleks, siis peaks mind teatavasse asutusse viima ilmselt, eks, nii et ei. Aga kuidas oli sellist pahalast mängida? No see ei olnud mingi esimene kord, aga niisugune võrgutav pahalane. Väga vabastav peab ütlema, et see inimestel on, kas me tahame seda või ei taha, aga igal inimesel on oma tumedam pool ja kui sa saad selle täiesti vastutusvabalt ja igasuguste piiranguteta vabaks lasta enda sees, siis see tegelikult on äraspidisel moel isegi teraapiline, nii et seda raske tunnistada, aga seda oli päris meeldiv mängida. No väga hästi tuli välja ka. Ma küsin, kuidas muidu elus läheb, et sport on endiselt teemaks? Sport on endiselt teemaks ja elus läheb kenasti ja uut moodi aga kenasti. Ja kui palju on praegu tööd? Kus, millal, laval, seriaalides? Ja tööd on päris palju. Me teeme oma kambaga Nele-Liis Vaiksoo, Lauri Liiv ja Johan Randvere oma kontserte üle Eesti. Eurolaulud, eks ju? Eurolaulud ja neid meil on päris hulganisti veel ees neid kontserte ja siis on Endla teatris, ma mängin endiselt külalisena etendusi, mis mul on veel sinna jäänud ja Linnateatris ka ja siis tuleb suvetükk ka ja siis on veel nipet-näpet ja siis tuleb mingist filmist räägitakse, ühesõnaga tööd jagu. On tore, et on hõivatust? Ja, loomulikult on tore. Nii et lihtsalt ole kaval ja ole tark ja säästa ennast, katsu kõik tööd ära teha, aga ikkagi niimoodi, et oma tervisega ei riski. No Eurovisiooni kohta tuleb küsida, kuna see tuur käib, et kuidas siis sel aastal Eurolaul meeldib või oli oma lemmik või kas te Eurovisiooni vaatate? Ma ikka olen vaadanud, tavaliselt ma ikka olen vaadanud ja minul ei ole selle loo vastu mitte midagi, et ma tegelikult ei saa sellest pahameelest absoluutselt aru, sest me ise ju ta valisime sinna, et mis moodi et see on niivõrd loogikavastane ja minu meelest on Sven Lõhmus on suurepärane meloodiameister ja Vanilla Ninja on näol on tegemist 3 kogenud artistiga, nii et nad saavad väga hästi hakkama ja minu meelest on äge lugu, lasku käia. Nüüd nostalgialainele minna, et sellest samast repertuaarist, mis siis on see kõige parem eurolugu läbi aegade, mitte Eestis? Waterloo on, ta on ka kahtlemata kõige kuulsam eurolugu, eks ju, aga APA on jääb minu jaoks nagu meloodia kirjutamise mõttes geniaalseimaks bändiks. Nii palju, kui mina olen kuulnud ja näinud. Beatles'id ka muidugi konkureerivad, aga APA meloodiad on tõesti jumalikult head ja Waterloo ei erine teistest selle koha pealt. Kas Frank peaks võitma täna õhtul? Mina arvan, et peaks, jah. Vaatamata selle, ma ei ole erapooletu, eks ju. Et ma olen ise seal väikese sutsaka mänginud ka, aga ma leian, et see on tõesti väga õnnestunud film ja väga mitme kandi pealt ja seal on näha, et Tõnis Pillile on see enda väga isiklik lugu, talle väga kordaminev lugu ja see alati töötab. Ja ta on õnneks ka andekas inimene ja ta on selle vormistanud ka suurepäraselt, nii et ma loodan, et ta võidab, jah. Kui palju te üldse televiisorit jõuate vaadata või olete mingite saadete või seriaalidega kursis? Ma ei tea, AK-d vaatate? Ja vaatan. AK-d vaatan ja olen mõnede asjadega kursis, mõnede asjadega ei ole ka. Et ma katsun Eesti filmid ära vaadata, kas siis kui kinno ei jõua, siis telekast suuremalt jaolt on see õnnestunud. Eesti seriaale ka katsun vaadata, eriti siis, kui keegi räägib millestki, mis on hea. Näiteks minu üks suuremaid viimase aja elamusi on Minu kallis ema Elisast. Väga palju nominatsioone täna õhtul. Ja siis see Ove Mustingu seriaal, kus Karol Kuntsel on peaosas Pimeduses, mis mulle ka meeldis. Väikeste mööndustega siin-seal, aga mulle ka väga meeldis. Nii et ma katsun olla Eesti asjadega kursis. Aga jälle nii tumedad teemad. Miks meil nii tumedad teemad on? Mis värk on? See on hea küsimus. Tegelikult ma olen nõus, et võiks olla, et vähemalt õnnelikud lõpud võiks olla. Kui see teemaga väga karm on, siis teeme vähemalt õnnelikud lõpud. Et ma olen ka ausalt öeldes seda meelt. Armu Kelm nüüd ei räägi seda keelt, ma ise osalesin väga karmis ja vastikus seriaalis, aga tegelikult oma südames olen ma sinuga nõus, minu meelest me võiks teha helgeid lugusid rohkem. Jah, aga kui öeldakse, eks ju, helged uudised ka ei kõneta, nii nagu halvad uudised kõnetavad paraku. Mind kõnetavad ja tegelikult ma arvan, et see on ka natukene
liiga mugav vaatenurk, et ajakirjaniku poolt, kes ütleb, et et rõõmsad uudised inimesi ei huvita. Ma arvan, et kui natukene vaeva näha ja uudis tõesti ka midagi väärt on, olgugi rõõmus või helge uudis, ma arvan, et kõnetab küll ja huvitab küll, sest et see on ka minu meelest natukene nagu võiks olla missiooni asi, et selle ühiskonna tervenimise huvides võiks natukene neid uudiseid ka varieerida just täpselt selle pärast.